No nii, olengi tööpostil. Olen siis sorteerija peal. Et siis võetakse suurem prahv, võetakse välja. Siin on siis sorteer. Ma ei hakka lähedale minema. Et see on päris lärmakas. Et mul peaks kõrvaklapid peas olema. Et peabki vaatama. Kotis on kuskil. Et ja. Aga jah, sorteeri peal. Et ega ei tea, kui kaua ma siin olen. Et asi on tegelikult suht selge juba. Väike JCB. Ja siis on seal Komatsu. Et tollega lükkan siis siit seda rapsi ülesse kõrgemale. Et selline agregaat on siin ees. Et päris huvitav, pole sellisega varem sõitnud. Aga päris huvitav oli. Et jah, sealt läheb siis vili puhastusse. Seal on siis tigu, teoga tõmbab siis puhastusmasinasse ja siis puhastab seal vilja ära. Et jah, lähme siia kõrgemale ka. Mis me siin madalal ikka passime. Aga jah, no nii. Jõudsime siia ülesse. Selline masin on. Midagi erilist ei ole. Et ei tea, kas see vennik on. Aga jah. Lähme siit väljaspoolt on äkki parem teil vaadata. Et jah, selline äge. Aga jah, nüüd olen jälle siin agregaadi juures. Ma loodan, et midagi kuulda ka on. Astume lähemale. Siit siis tuleb. Põmm. Siit ülesse. Siit on seal sees. Siit sees läheb kanoola, tuleb nendest väikestest aukudest, tuleb välja. Et siit läheb siit, teoga läheb sinna. Põmm. Ma teen järgi hüppe, appi. Tuleb siit välja. Siit leiab tigu siis eest. Läheb siis kaks järgmisesse teoga ülesse, järgmine torn. Järgmisest tornist siis teoga. Põmm. Siia agregaati. Oi, see on tiir. 8320. Ehk siis seal on sellised kaks rullikut. Ühel pool, teisel pool. Et need käivad, üks on siis metallist, teine on selline kummine. Et see kummine osa peab siis üles soojenema, selline 30+ kraadi. Et seal on hästi väike ruum, kust läbi saab minna. Ja raps läheb läbi, aga teod purustab ära. Et jah, ja siis tuleb siit alt välja
Teoga ülesse siia torni. Ja kui mul enam siia torni ei mahu, siis võtan samasuguse, aga vanema. Ja siis viin sinna tornidesse. Kui aeg üle jääb, siis käin lükkan natukene rapsi kokku. Ilm on natukene vihmane, kerge vihm on. Midagi hullu ei ole. Mina saan edasi töötada. Aga mul on vaja natukene vilja lükata sellise masinaga. Võtame teid kaasa. No nii, räägin kergelt ära, mis ma siis tegin. Põhimõtteliselt sinna, sealt läheb vili ära. Siia tuleb kohe uus koorem juurde. Koorem just jõudis. Ja lasengi koorma maha ja siis hakkan uuesti sättima, möllama. Aga seni kaua ma lähen jooksen, vaatan, mis toimub mul masina juures. On siis 17. november. Hommik algas. Täna pidi 30 kraadi tulema. Saab päris palav olema. Vett on piisavalt kaasas, loodetavasti 5 liitrit. Mis ma oskan siin ütelda? Töö vaikselt käib. Kõik masinad on tööle pandud. Ja siin hakkab vaikselt vili otsa saama. Ja ma jõudsin 8 tööle täna. Mulle öeldi, et ära enne tule. Ja kell hakkab 9:30 saama. Mis siin veel naljakat on? Öeldi mulle, et 9:30 ei tähenda 9:30, vaid 9:30 tähendab, et on 10:30. Ma olen nagu, mis asja? Austraallastele veel meeldib vist ikka teistsugune olla. Aga jah, niimoodi ma siis möllan siin. Vaja kõik see vili saada sinna talasse nurka. Siit tuleb vaikselt hakata puhastama. Harjatöö. Et jah, niimoodi ma möllan siin. Vahest natukene kitsas on. Nad 2 posti. Sinna vahele mahub. Äkki selline 2 masinat, kui sedagi. Et vaatame, et siin ühtegi posti maha ei sõidaks. Ei sõida vast ikka. No ma endiselt ei mõista, kes ütles, et Austraalias on kogu aeg soe ja palav ja
Mul on jope seljas, mul on kampsun seljas, mul on särk seljas ja mul on endiselt jahe. Hästi kohutav. Aga jah, tulin siia päikeseloojangut imetama. Päike loojab mul selja taga. Et ootan siin vaikselt. Üks rekka peaks varsti jõudma, selline 15 minuti jooksul. Ja kui ei jõua, siis on jama. Aga jah, põhimõtteliselt mul on seal sellesse viimasesse torni, mis siin kõige lähemal on. Sealt peaks siis reka peale minema. Ja mul läheb traktori pealt ka, Cesarpinni pealt, läheb reka peale ära. Et loodan, et jõuab õige aja peale. Aga vahet ei ole. Ma olen siin. Viie torni jagu on veel kraami. Et jah. Ei, aga külma käega. Kuna väljas on sadanud vihma palju, siis mõningaid töid ei saa teha, raps ehk siis koristada ei saa. Ja sest et rapsi niiskuse sisaldus on nii suur, siis on mul antud selline tööülesanne. Pallid kokku, 5 kaupa. Niimoodi ongi. Aga tundub, et täna saab vist isegi minna korraks põllu peale. Nii et selle tööga hetkel saab tuleb paus sisse. Ma ei tea. Läheme põllule tagasi, vaatame, mis saab. Äkki saab midagi teha. Mõne tonnikese juurde. Loodetavasti. Elab näeme. Tänan kogun heinapalle põllu peal gruppidesse. Midagi hea vaheldust põllu lisaks kombainile. Käib siin vaikselt. Sissipilaaduriga käid ja nopid neid palle kokku, mis laiali on pallitatud. Ja viid ja paned ja 5 kaupa nad ritta. Selline põnev töö. Olen juba oma süsteemi ka saanud. Läheb täitsa ladusalt. Eile sai ka seda sama tööd tehtud. Hetkel on juba 2 tükki koos. Ja 3. on mul harkide otsas. Ja nii lihtsalt ta käibki. On 3 tükki koos. Lämmetame 2 järgmist palli ja siin ees on siis sellised hargid või piigid. 2 tükki ühel pool, 2 tükki teisel pool. Ühe palli ma võtan hästi alt. Paremasse serva võtan hästi alt. Siis ma raiskan kõige vähem aega, kõige efektiivsem. Võtan tolle sinna alumisse osakonda. Ja teise palli võtan vasaku poolega. Võtan palju kõrgemalt. Siis ma ei kahjusta seda teist palli ja mul on lihtsam neid küljest ära võtta. Nagu näha, see vasakpoolne pall on siis allpool. See tähendab seda, et ma saan kohe selle, kui ma jõuan sinna rivi juurde, siis ma saan selle vasakpoolse kohe maha võtta niimoodi, et kui ma alla lasen, siis ei tule mul parempoolne pall ka küljest ära. Saan
sääne süsteem. Ja senimaani on see toiminud. Nii lihtne ta täpselt ongi. Masin küll natukene krõuksub, aga ja ongi 5. rivi koos. No võtsime järgmised munad ülesse. Ja nagu näha, siis edeneb päris hästi. Minu peamine eesmärk ongi see, et kuna see on sääne loovtöö, siis vaatad, kuidas oleks kõige efektiivsem. Mina leian, et niimoodi on efektiivne. Saab kiiremini. Ja alati, kui ma lähen nagu järgmist reisi tooma, siis ma vaatan, et ma võtan esimese palli, võtan alati kõige kaugema palli. Siis ma ei pea sõitma nii-öelda pimeduses väga pikka maad, sest et kui mul on 2 palli ees, siis ma väga hästi ei näe. Ma ei taha seda masti väga kõrgele tõsta ka. Aga jah, see on sääne, ma ei tea, minu arvates on see hea kiire lahendus, aga kui keegi teab paremat lahendust, aga palun, laske tulla. Kui ei tea, kasutage julgelt. No nii, tänane tööpäev. Masin on määritud. Mõned jupid ära vahetatud. Täiustatud. Nüüd ootame rapsi niiskuse proovi tulemust. Ja kui see on alla 8, siis on start. Aga jaa. Loodame parimat. Nagu näha, siis töö käib. Saime kinnituse rapsi niiskuse seadus oli alla 8%. Ja nüüd me möllame siin. Kuni õhtu käes või kuni vihma hakkab sadama. Seal ei olegi midagi. Ja kui hästi seda näha on, aga siin on osa rapsi on nagu must. See tähendab seda, et vesi on olnud jäänud maa peale seisma. Ja raps on ära uppunud. Aga põnev. Mis siin siis on? Siin on GPS. Hoiab sirget. Ise ei oska sõita kogu aeg. Sirgelt siis. Ei tegelikult kui sa kepsu järgi paned, siis on sul lihtsam jälgida. Aga ei ole probleemi ilma kepsuta sõita, nii et siin on siis kõik, mis on kombainiga seotud. Saad erinevaid sätteid muuta ja asju. Tegelikult peakski juba
niimoodi ta vaikselt läheb. Hullu midagi ei ole. Tasapisi sõuame. Mis meil muud üle jääb? Nüüd ma lähen otsingi enda AB joone kätte ja 2,2 meetri pärast tulebki. Ja leiutis on ikka. Ja nii lihtsalt ta käibki. Ja siis muudku sõidame. Ühest otsast teise ainult sõidame. Just watch it up here. It's very green as hell. Jah, okei. Ja hetkel on vaadates tagasi Älveni seiklustele, siis seal kohas on täpselt kui ma vaatan nüüd paremale, on Castle Rock, mida me vallutasime Taneliga. See oli võib-olla, see on meil siin nii lähedal, et äkki lähme vallutama selle veel mingi kord ära. Aga samas, miks 2 korda käia ühe selle otsas? Aga võib-olla on hea proovikivi vaadata, kui kiiret me nüüd üles saame. Ja niimoodi see raha sinna Chesterpinni lähebki. Siit vahet vedajasse. Hinnas on kõige tähtsam asi alati käepärast, sest et kärbseid on sellega hea maha lüüa. Tere tulemast öisesse koristamisse.